kunagi, kui alustasin, siis esimene raamat kirjutasin nagu nime all Dr. Schwarz, kuna ütleme, see tegeles väga tiipide alkeemia küsimustega, alkeemia 12 tutit, aga hiljem see kuidagi hakkas kujunema niimoodi, et järgmine teos oli Sinine kaardivägi, ja see, kuna tegevus toimub Lätis, siis oli suhteliselt loogiline, et tuleb panna Läti nimi Paavos Matsins. Paavos tähendab muideks paabulindu läti keeles, mulle pärast öeldi, ma ei teadnud seda nagu. Aga mis ta eesti keeles tähendab? Eesti keeles võt ei tea, no ta nagu Paavo ikkagi nagu jah, on ju. Ja siis tuli juba Gogoli disko ja Paša Matšino ja siuke venepärane ja lõpuks siis ka veel Kreitsmatsin, siis kui ma kirjutasin nagu raamatu Must päike, kus peategelane oli Kreutzwald ja tema Rastafarist Kurg. Et siis ma mõtlesin, et panen Friedrich Reinhold Kreitsmatsin. Sul on hea selline kohaldatav nimi, et sellest saab teha igasse keelde, igast kultuurist mingisuguse tuletise nii-öelda. Jah, aga see viimane nimi nüüd on nagu kõige keerulisem, et see on Pavel Graf von Matsini. Et tegelikult see ei olegi nüüd võib-olla nagu päris lambi nimi, et mõni päris nimi on Matsin, aga algselt on olnud see nimi Matson ja suguvõsas on pärimus, et tegelikult üks esisadest tuli Rootsist ja et ta oli ka aadlisoost ja kunagi ma tegin eksamit ühele keeleteaduse professorile ülikoolis. Tema ütles kohe selle nime kohta mulle umbes seda sama ja ütles, et see IN Matsin, et see on nagu vene mõju, et suguvõsa oli Lõuna-Eestist, Räpina ja Võpsu kandist, et see on just seal alles on see IN tulnud sinna. Nii et selles mõttes, ja see Matsini viitab jah sellele, et üks esisadest siis sattus ka Itaaliasse mingi kummalistel asjaoludel ja teda nimetati seal siis Matsiniks. Et see nimi on isegi nendest nimedest võib-olla kõige autentsem või? Kõige täpsem. No kõige täpsem jah, et ma just sellepärast nagu tundsin rõõmu, et Graf on ka tore olla. Seda küll, jah. Eesti esu.